Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Ukrainlaste droonirünnakud on viimastel päevadel muutunud nii intensiivseks, et peaaegu kõik Kesk-Venemaal asuvad naftatöötlemistehased on pidanud oma tootmise kas täielikult või osaliselt peatama. Meil on stuudios kindralmajor reservis Neeme Väli. Tere päevast! Tere päevast! No kui nüüd kirjeldada seda olukorda, mis on juhtunud pärast 9. maid, kui meil oli tükk aega vaikus, siis Venemaa hakkas üsna ruttu Ukrainat ründama ja see, mis praegu toimub, on ilmselt Ukraina vastus. On see nii? Nii ja naa, et kindlasti on tegemist siin sellega, et Venemaa üritab siis vahepealset pausi tasa teha ja näidata, et nemad ikkagi on võimelised seda sõda edukalt edasi pidama ja see huvi, mis ukrainlastel oli siis selle pikema vaherahu järgi, ei ole mitte kuidagi õigustatud nende vaatevinklist. Aga teiselt poolt Ukraina on väga tublisti oma vastavat võimet arendanud, tootmismahud on kõvasti suurenenud ja ka nende erinevate droonide ja rakettide kvaliteet, tabamistäpsus ja kaugus on läinud paremaks ja sellest tingituna siis Ukraina on võtmas üle sellist suuremat strateegilist initsiatiivi õhusõjas, aga samas ka kui maa peale vaadata, siis ka seal on häid märke. Nii et tegelikult võib vist öelda, et me oleme jõudnud sõja väga olulisse, Ukraina jaoks väga olulisse etappi, mille tulemust tegelikult ei osatagi veel päris hästi ette ennustada, sest me ju üsna täpselt ei tea, mis ukrainlastel kõik on ja millised on nende plaanid. No sõjas on ennustamine alati selline tänamatu töö, sest et vastasel on ka alati sõna sekka öelda. Kas see nüüd on väga otsustav või otsustavam või vähem otsustav, selle peal ma ei peatuks. Küll aga tõesti, kui me vaatame olukorda koha peal, siis Ukraina on mitmeski mõttes läinud enesekindlamaks ja sellel on ka põhjus. Sest ühest küljest, nagu me rääkisime juba, on õhusõjas saavutatud teatud edusamme. Venemaa majandus on saanud väga oluliselt pihta. Naftatööstusest me rääkisime ja see on selles mõttes ka tähtis, et tänu Hormuzi väinale on nafta hind läinud üles, aga Ukraina on sellegi poolest suutnud vähendada seda tootmismahtu ja Venemaa ei suuda sellest kallimaks läinud nafta hinnast sellist maksimaalset kasu lõigata. Aga maa peale tulles või maismaasõja juurde tulles, siis ka siin on Ukraina siiski taktikaliselt leidnud sellised meetodid, kus ta suudab kompenseerida oma elavjõu puudujääki edukamalt kui seni ja see on väga hea. No Ukraina sel nädalal ütleski välja, et esmakordselt selle sõja jooksul on nende rünnakute arv suurem kui venelaste oma, et kas siit võib välja lugeda, et Ukraina on lihtsalt nii palju võimsam või Venemaa on lihtsalt nii palju nirumaks jäänud? Mõlemat. Et Ukraina on suutnud siis ühendada oma droonivõimekuse vastavate muude võimetega maa peal, erinevate relvasüsteemide kasutamisega ja ka siis see, kuidas taktikaliselt ta elavjõudu paigutab rinnetel. Aga teistpidi ka Venemaal väga selgelt on näha, et elavjõu puudujääk seal kasvab. Järjest suuremaks on läinud need summad, mida siis makstakse selleks, et inimesi teenistusse meelitada. Siin on mitmesajas protsendistest tõusudest räägitud, aga sellegi poolest laias laastus number, mida ma olen lugenud, et see igakuise värbamise puudujääk on 1/3 võrra. Ehk siis varasemaga võrreldes 1/3 jääb puudu. Nii et ka Venemaa on hädas ja siin on ka uudiseid, kuidas selleks, et nüüd neid erinevaid rünnakusuundi avada, siis Venemaa lihtsalt tõstab ühest rindelõigust üksusi teise rindelõiku üle, nii et neil on ka elavjõuga probleem. Kui rääkida rindes, siis Ukraina luure on juba avaldanud kahtlusi, et venelastel on üht-teist plaanis põhja poolt ja ka Ukraina meedia kirjutab sellest, et ukrainlased kardavad, et venelased võivad seda rinnet laiendada põhja poole. Kuhu täpsemalt? See võimalus on olemas, et Venemaa ju peab leidma mingisuguse lahenduse. Nad ei ole suutnud ju siiamaani läbi murda kuskil rindejoonest. Neil on väikesed edenemised Zaporižžja oblastis, kus rindejoon on hõre ja nad on siis suutnud ukrainlaste tugipunktidest 2, 3, 4 kaupa läbi imbuda, aga samas teisel poolt on ka Ukraina seal alasi tagasi võtnud.
Nii et Venemaa peab siin leidma mingisuguse meetodi, kuidas siis ukrainlastel elu kebedamaks teha ja üks variant tõepoolest on see, et on räägitud siin siis kasutada seda ala, mis jääb siis põhja poole. Siin on näha Valgevene ja Venemaa vaheline piir ja see ala siit siis kuni Valgevene, poolde Valgevenesse välja on selline võimalik ala, kus võidakse siis teoreetiliselt mingisugust uut rünnakusuunda avada. Kui nüüd kaarti vaadata, siis ma arvan, et siit sellest joonest kaugemale ei minda, juhul kui siin midagi tehakse. Siin on siis see Valgevene jupp, mis on nagu Venemaa poole vaatest ilmselt pluss on see, et Kiiev pealinn on siin piirile suhteliselt lähedal, aga siin on näha ikkagi väga oluline veetakistus, nii et kui venelased midagi plaanivad, siis ma pigem pakume, et see jääb sellesse vööndisse sisse. Sellest on rääkinud nii Sõrski kui ka president ise. Kui palju ja millal täpselt, see on suur küsimärk, sest mingisuguseid numbreid väekoondistest ei ole kuskilt ma välja lugenud. Ja arvestades seda venelaste niigi kroonilist personalipuudust sinna tekitada mingisugune suur vägede hulk, nii et seda üldse tähele panda, no see on ilmselt küsitav. Aga variandina seda kindlasti ma arvan kaalutakse. No Ukraina jaoks ei oleks see hea uudis, kui rindejoon veelgi pikeneb. Just, et ukrainlastel on ka kindlasti see probleemiks. Nad peavad siis jällegi kusagilt mujalt rindejoonelt oma üksusi ära võtma selleks, et seda piirkonda seal tugevdada. Aga me ei saa välistada, et see jutt ongi selle mõttega, et kusagil teha siis Ukraina rindejoon nii-öelda ennetavalt õhemaks, igaks juhuks ukrainlased, et sellepärast seda juttu räägitaksegi, et ukrainlased kuidagi reageeriksid ja samas siis rünnakud seal tegelikult ei tule, vaid püütakse siis kusagil mujal, eks ole, praegu juba olemasolev rindejoonel läbi murda. No üks asi vajab veel täpsustamisest viimastest päevadest. Nimelt Ukraina teatas, et nad on ühe rünnaku järel avastanud vaesestatud uraani sisaldava lõhkepeaga venelaste raketi. Mida see täpsemalt tähendab? See tähendab seda, et ühele siis, mitte ühele, aga ütleme nii, et Venemaa on juba siis mõnda aega kasutanud sellist taktikat, kus osadele gerandroonidele pannakse peale õhutõrjevõimekus. Ehk kasutatakse siis õhkrakette selleks, et siis mõjutada Ukraina vastavaid vahendid, mis nende Vene droonide vastu kasutatakse. Ja antud juhul siis on tegemist sellise õhk-raketiga, milles tegelikult standardselt seda vaesustatud uraani kasutatakse. Nii et seal ei olnud nagu mingisugune selline eriline intsident, vaid lihtsalt lasti alla geran, mille külge see rakett oli kinnitatud ja selles raketis sisaldus see vaesustatud uraan. Räägime nüüd sõja taustal toimuvast. Ehk siis meil on toimunud Pekingis 2 olulist kohtumist. Kõigepealt käis seal USA president ja nüüd ka Venemaa president. Et mida sellest arvata? No arvata saab nii mõndagi. Ma arvan, et Hiina on nüüd jälle tõestanud, et ta on maailma mastaabis suur tegija. Kõik maailma vägevad tulevad ja koputavad tema uksele ja tahavad temaga rääkida. Et kahtlemata see on väga suur plusspunkt Hiinale kui sellisele ja tema mõjule maailmas. USA, ma saan nii aru, kui kommentaare lugeda, et päris kõike, mida sooviti, ei saavutatud. Tõsi küll, saadi kokkuleppe väga suures mahus Ameerika põllumajandussaaduste ostule hiinlaste poolt, aga muud erilist nagu ei sündinud. Ja ilmselt sama skeem on toimunud ka Venemaaga, kus ka loodeti väga palju, aga alla kirjutati väga vähe ja ma saan aru, et see naftajuhtme teema ikkagi ei lahtiseks, millele siis Putin kõige rohkem lootis. Nii et kõige suurem võitja nendest kohtumistest oli ikkagi Hiina. No, eurooplased siin püüdsid ka mitme riigijuhi suu läbi öelda seda, et Hiina võiks Venemaad taltsutada selles sõjas, aga tõenäoliselt on see üsna selline jutt, mis läheb kurtidele kõrvadele. Ma usun küll ja Hiina on ju ise seda mitme suu läbi ka välja öelnud, isegi vist minu arust välisministri tasandil lausa, et nende huvides ei ole see, et Venemaa selle sõja kaotaks. Nende huvides on ikkagi see, et sõjast väljuks nõrk Venemaa, mitte tugev, aga nõrk ja Hiinast sõltuv Venemaa
ja nende huvides on ka see, et USA ei tunneks ka ennast selles konfliktis võitjana ja tema mõju ei suureneks, kui ütleme, lääs siis kollektiivselt selle sõja võidab Ukrainat kaitstes. Nii et seni on ju see asi läinud enam-vähem Hiina plaani kohaselt. Sellel nädalal teatas USA kaitseministeerium, et nad vähendavad oma brigaadide arvu Euroopas. Kuidas see meile mõjub? See mõjub kindlasti tervele Euroopale, et nii see on. Tõsi küll, ka need teated USA vägede vähendamisest on olnud erinevad, sest et seda rääkis nii SACEUR, kindral Klinkevitš, kes on siis nii NATO Euroopa vägede ülemjuhataja kui ka Euroopas paiknevate Ameerika vägede ülemjuhataja. Aga vastav sõnu tuli ka siis asepresident Vance'i suust ja seda on rääkinud siis ka teised Ameerika esindajad. Nüüd, mis on nagu selge, on see, et USA viib ellu oma julgeoleku alustes või julgeolekustrateegias sätestatud eesmärke. Et siin ei ole mingit kahtlust, nii see läheb. Nüüd, kuidas seda praktiliselt teostatakse, siin on nagu väga palju ebaselgust, sest ühtepidi see nüüd, kas see rotatsioon, mis pidi tulema Poola, kas see jääb ikkagi päriselt ära või tuleb, selles suhtes ütles ju Vance, et tegelikult see rotatsioon on hilinenud. Nii et me ei tea päris täpselt, mis toimuma hakkab. Aga nüüd teistpidi, kui see ära jääb või tuleb, et kas siis näiteks kusagil Saksamaal paiknevad väed viiakse kusagile Poola või mujale, see on ju ka alles lahtine. Aga tõepoolest, mis on välja öeldud ja Klinkevitš oma sõnavõtus täpsustas, et jutt on siis soomusbrigaadist. Et neljast seni paiknenud brigaadist jääb alles 3, et seda on tõesti välja öeldud. Aga millal täpselt ja kus kohas täpselt, see esialgu on veel väga segane. No ennustada ei ole muidugi tore sõja asjades, aga ikkagi, et millal sellega silmitsi võidakse seista ja millisel viisil see vähendamine nagu tegelikkuses välja võiks hakata nägema? See sõltub väga palju sellest, missuguse tee ameeriklased valivad. Sellepärast, et esiteks kõigepealt me räägime maaväest praegu, eks, et need on maaväebrigaadid, mis siin jutuks olid. Teiseks, nad on siin erineval alusel. Et on need üksused, mis on selliste lühikeste rotatsiooni aegadega, sealhulgas muuseas ka Eestis paiknevad, kes siis tavaliselt tulevad siia, ütleme 3, 6 või 9 kuuks ja tulevad siia lihtsalt kohale. Sellega ei kaasne mingisuguseid suuri infrastruktuuri investeeringuid ja kõike muud sellist. Ja neid on väga lihtne ära viia. Aga siin on ka väga palju sellist kontingenti, kes on siin näiteks 3 aastat. Ja seal on juba keerulisem, sellepärast, et see tähendab seda, et siia Euroopas on investeeritud erinevasse infrastruktuuri, siin on ka nende sõdurite perekonnaliikmed ja nii edasi. Et kui neid nüüd hakata ära viima, siis see on palju-palju mahukam, aga teistpidi pikas perspektiivis see annaks ka väga suure rahalise kokkuhoiu. Nüüd, missuguse skeemi ameeriklased täpselt valivad, selles suhtes hetkel nagu selgust ei ole. No me peame seekord rääkima ka sellest, mis toimub meil ehk meie õhuruumis, sest meil oli siin drooniintsident, mis lõppes väga edukalt ja samasugused vahejuhtumid, kus droonid olid õhuruumis, olid ka Lätis ja Leedus isegi nii hullusti, et valitsuse liikmed pidid olema seal varjumiskohtades või varjendites. Kas me peame selliste olukordadega nüüd hakkama harjuma? Ma arvan küll, jah. Et nii kaua, kuni see sõda kestab, nii kaua on Ukrainat huvitavad sihtmärgid Venemaal, sealhulgal ka mitte väga kaugel meie piirist, kus on ju sõjalisi objekte, on majanduslikke objekte ja kõike muud, mille tabamisest Ukraina kindlasti on huvitatud. Ja nüüd sõltub sellest, kuidas siis see ründetrajektoor, mis peaks Venemaa õhuruumi läbima, valitakse ja teiseks, kuidas Venemaa missuguste vahenditega siis ta neid ründavaid rakette ja droone püüab mõjutada. Ja kui neid mõjutatakse elektrooniliste vahenditega,
kus siis ütleme, see droon kaotab oma sihtmärgi nägemise ja suunataju, siis see tõenäosus, et nad sisenevad kas siis Eesti, Läti või Leedu või ka Soome näiteks õhuruumi, see on täiesti tõenäoline ja mida massiivsemad need rünnakud on, mida rohkem on droone õhus, seda tõenäolisem on, et kuskil midagi viltu läheb. Nii et paraku tuleb tunnistada, et see oht on siin selleks, et jääda nii kaua, kui sõda kestab. Kuidas sa praegu hindad seda reageerimist, mis on olnud meil ja mis on olnud ka naabrite juures? Minu arvates see on läinud tunduvalt paremaks, et hakkame siis nagu tagantpoolt kerima. Et kõigepealt super, et võeti vastu otsus ja lasti see droon alla. See näitas, et NATO õhukaitse toimib, sest et alla lasti see ju NATO vahendite poolt, mis toimetavad siin Baltikumi õhuruumis NATO kaitseplaani alusel õhuturbes. Et see on väga hea. Teiseks, mis ka väga selge on, et need erinevad riikide õhuruumid vahetavad omavahel väga efektiivset infot ühtses NATO õhupildis. Inglise keeles öeldakse recognized air picture. See töötab Balti riikide vahel ja töötab ka nii, et see info jõuab käsuandjateni ja info jõuab ka tagasi. Nii et see kõik on läinud paremaks ja ma arvan, et mida rohkem siin ajapikku neid vahendeid juurde tuleb, nii sensorite kui ka kõige muu näol, seda efektiivsemaks meie kaitse läheb. Nii et siin on ainult positiivsed trendid minu arvates viimaste juhtumite pinnalt öelduna. Küll aga, nagu alati, võiks rohkem ja võiks kiiremini. Venelased on kasutanud neid viimaseid juhtumeid nüüd ära ka propagandas ja teatavad igal pool, kus nad vähegi rääkida saavad, et Venemaad lünnatakse nüüd Balti riikide territooriumilt. Euroopa Liit on sellele vastanud. Aga mis selle propaganda eesmärk on? Et on see ainult oma siseriiklikuks tarbimiseks, et Vene elanikkond näeks, et siin on vaenulikud naaberriigid, või kätkeb see endas siiski ka mingisugust ohtu, et venelased võiksid sellele vastata, kuna Baltikumi territooriumilt rünnatakse neid? No kõigepealt nii palju, et ka NATO peasekretär võttis sõna ja ütles, et tegemist on täieliku absurdiga. Et see on, loomulikult on see esmaselt kindlasti on selline kognitiivne sõjapidamine ehk siis propaganda, millega siis üritatakse teha kisa ja näidata näpuga teiste peale, saades ise väga hästi aru, et tegemist on ikkagi laus valega. Aga loomulikult valmistatakse ette sellist pinnast, kus siis on nii-öelda põhjendus oma siseriiklikule audientsile ja teistpidi siis ka välisriikidesse suunatud sõnumina. Nii et sihikul on mõlemad audientsid selle propagandaga. Aga iga mõtlev inimene saab aru, et siin taga ei ole ju mitte midagi sellist, mida saaks väga tõsiselt võtta. Küll aga Venemaa on ju valetanud ennem ja ilmselt valetab ka edaspidi, nii et selles suhtes nagu mingit üllatust ei ole. No me oleme tegelikult päris palju prognoose siin saates teinud, et mis nüüd võiks saada või kus need järgmised ohud on või probleemkohad, aga ikkagi, et suvi on praegu ees. Et ikka me oleme teinud neid ennustusi ka, et mis sel suvel võib saada ja mis lähema poole aasta jooksul võib juhtuda. Kas me praegu võime öelda, et järgneva poole aasta jooksul ootame ära, kui palju võimsamaks muutub Ukraina või mis siin võib juhtuda? No sõda on ju sellises pidevas liikumises ja progressis ja tegelikult ei ole ju vähe näiteid sõja ajaloos, kus mingi üksik intsident on sõjakäiku väga-väga otsustavalt muutnud. Aga kui nüüd vaadata, mis praegu toimub ja kui need trendid on samasugused, siis hetkel küll tundub mulle, et Ukraina on leidnud sellise teise hingamise ja on saanud oma võimekused väga hästi tööle ja nad on teatud komponentidega Venemaa innovatsioonitsüklist eespool oma tehnoloogia arendamisel. Nii et see on väga hea märk. Seal ei ole, kui rindejoont vaadata, et ei ole ka näha seda, et nüüd moraal oleks kusagil murdumas. Kõik need märgid sellele, et tehakse edukaid vasturünnakuid ja ka statistiliselt on võetud maad tagasi rohkem, kui Venemaa suutnud valutada, on ka väga hea. Venemaa puhul ilmselgelt juhtkond on nurka surutud. Võib arvata, et kui need tavapärased meetodid, mida seni on kasutatud, ei ole toonud edu, siis otsitakse uusi variante ja võimalusi. See uue rünnakusuuna avamine on üks asi, aga teine asi loomulikult inimjõudu on juurde vaja
ja nüüd ongi küsimus selles, kas julgetakse minna kuidagi mingisugust osalist, varjatud või täielikku mobilisatsiooni välja kuulutama selleks, et seda kahuriliha juurde saada. See on väga suur küsimärk, sest suvine aeg praegu, mis tulemas on, see on sõjapidamiseks väga soodne. Et loodus võimaldab paremini varjuda, saab paremini liikuda ja on soe, droonid näevad paremini ja kindlasti seda ilmastikku ja kõike muud proovitakse ära kasutada. Aga selleks nüüd, et kuskil mingit edu saavutada, selleks tuleb ikkagi need komponendid sinna kohale viia, millest edu sõltub. Ja sellega on tegelikult Venemaal täna suured probleemid ja ka poliitiliselt ei saa väga selliseid rapsivaid liigutusi teha, sest sügisel on ju valimised. Nii et see on selline tõesti aeg, kus võib midagi otsustavat juhtuda. Kas tuleb mingisugune otsustav murdepunkt? Ma täna selleks ausalt öeldes hetkel veel märke ei näe, aga elame näeme. Neeme Väli, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Aitäh kutsumast. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.